Maal taksojuhi silmade läbi. Duubel 1. Võte. Ühesõnaga, mis mind selles pildis kõnetas ja miks mina selle valisin, oligi sellepärast, et too sama punane mehike siin, see on siis minu nagu keskkooli järgne aeg, kus ma nagu mõtlesin, mis ma eluga peale hakkan, kuhu ma lähen. Samas see mõte sai väga kiiresti otsa, sellepärast, et samal hetkel maja ehitus pooleli ja siis ma sain nagu aru, et kool on läbi, kõrgkooli minna hetkel ei viitsi. Jätkan maja ehitusega, lähen tööle. Okei. Nii. Sai tööga pihta hakatud, pool aastat ühe ameti peal seal kaablid veetud vanas palgis, tänane G4S ja siis tuli võimalus vahetada pool aasta pärast ametit või seda töökohta ameti samaks. Ja siis võib öelda, et hakkas mul see eluperiood. Sest et siis ma tegin tööd vahest hommikul kella 5-6 kuni õhtu öö kella 1-ni. Klassikaliselt ikkagi õhtu 8 lõpus asi ära, siis ma läksin päevas korra kuni 2 või nädalas korra kuni 2 ma läksin rõõmsalt töökluppi sõpradega. Siis öö jäi vahele, hommikul võtsin töömehed peale, läksin maja peale ehitama. Ja nii ma elasin oma elu reaalselt kuskil 2-3 aastat niimoodi, et nagu me ühine sõbranna ütles väga kenasti, et põletasin küünalt 2 otsast mõnuga. Ja ühel hetkel nagu käis see klõtt peas, siis ma olin vist 23-4, et vist võiks hoogu maha võtta, sest tundsid tervis nagu enam ei ole see päris 20 oma ja see ka alkoholi joomine ei tee nagu head ja pidev energiajookide joomine ei tee head ja eks me kõik oleme elu läbi elanud, ma arvan. Väike kogemus, et võiks tagasi tõmmata selle. Ja 24-selt kohtasin oma lapse ema. 25 olin sündis mu tütar ja siis ma julgeks öelda, et see taustapilt siin, ehk siis ta nagu minu jaoks sümboliseerib ta päikese tõusu isegi pigem. Esialgu vaadates oleks nagu loojang, pigem on ta päikese tõusu isegi. Ta ei ole mul nii ühe ega teisena tehtud. Just nimelt, mulle ta pigem meenutab päikese tõusu. Ta ongi mul tehtud niimoodi, et ta võiks sulle jätta mingisuguse kui vaatajale mingi fantaasiaruumi, et sul tekib sinu enda lugu sellega, et igal ühel tekib mingisuguse maaliga oma lugu ja sinul tekkis sellega, et siin just sedasi see ruum nagu tööle hakkab. See päikese tõus või loojang, ütleme pigem tõus, see mind tõi tagasi aega, kus ma polnud keskkooli jõudnudki. Ehk siis, kus ma nautisin, kaifisin kogu aeg ainult suvesed õhtud mere ääres, kaamera käes loojangu pilte. Haruharva päikse tõusu piltist, ma viitsin nii vara ärgata. Ja see selleks ja siis tütar sündis, abiellusime eks-abikaasaga, läksime laiali, lahutasime, see on minu lühike elu. Aga miks see pilt mulle meeldib, sest et see punane mehike, see olen täna mina. Täna mina selles hetkes, kus ma olen 5 aastat enda ettevõtet ehitanud, olen selle nagu mingisse etappi saanud, edasi arenemisvõimalus ma väga ei näe. Paigale jääda mul kunagi ei ole meeldinud, tahaks nagu midagi edasi teha rohkemat. Samas ma olen väsinud 5 aasta jooksul puhkamast ilma, et ma keegi sellest maksaks. Piltlikult öeldes, kui ma olen palgatööline, ma lähen puhkama, ma saan sellest palka, et ma puhkan. Ma ei pea puhkuselt tagasi tulles 2 kuud ennast pooleks tõmbama, et jälle nagu elu hakkab. Piltlikult öeldes. Ja sellepärast olengi mina see punane vend praegu seal, kes nagu käib oma töö tõttu hommikul 4-5 kuu aeg vastavalt suvi või siis juba vara sügisen ja käib tööl, vahib päikse tõusu, vahest klient peal ütleb mulle, taksojuhina ütleb mulle, et kuule, et sa nagu ära ei pidanud sealt pöörama, sest vabandust, teen päikest vaatama. Keeran otsa ringi, lähen õigest tee otsast sisse. Sõna otses mõttes seda on juhtunud rohkem üks kord. Ja samal õhtul päikse loojanguga panen Viimsi poole minema, klient ütleb, et ta tahab sealt Miidurannast kuskil vasakule minna peale Noa restorani. Mina vaatan seda loojangut sealt vasakust silma. Seda on päris hästi näha, seal on väga hea. Ja siis ma panen nagu rõõmsalt ilust sinna Viimsi ringi poole minema, kus see Viimsi käskus ja kõik muud asjad on. Klient nagu, see suur, et sa pidid sealt ära keerama. No ringiga on lihtne, teed väikse ringi ära. Ma tegin väikse ringi, Viimsi ringi pealegi tulin tagasi ja keerasin 100 meetri pärast paremale. Ehk siis kõik on lahendatav vahest natukene väikse ringiga. No pole hullu. No täpselt. Siin on tegelikult selle pildiga on ka see lugu mingil määral, et see on nagu
nagu sisuliselt nagu aken või nagu raam, et ta astub siit üle mingisugusesse teise ruumi nagu. Ta astub nagu raamist välja, et nagu veidi karbist välja mõtlemist, et ma arvan, et see on ka sul äkki nagu teatud määral teema nagu. See vist läks veel rohkem teemasse kausel, sellepärast, et noh, kas või see oma äri, oma taksomaailm, mis ma olen esimesel aastal, ma sain tohutult palju vaenlasi endale, sest mina tegin vastuvoolu tööd. Kõik ühed jooksid sinna suunda, lambad, vabandust, mitte nüüd inimesed pole lambad, vaid lamba käitumine, et kõik tegid seda, mida nad harjunud tegema. Mina läksin sinna suunda. Ehk siis lühidalt, kui inimesed kolleegid läksid sadamasse kliente püüdma, lennujaama kliente püüdma, mina sõitsin linnas ja tegin linnatöid selle ajal, kui kõik ülejäänud istusid ajasid juttuid kohvi sadamas. Okay. No see selleks. Aga jah, see raamist välja, raami sisseastumine, kumba pidi võtta, seda või mõned pidi võtta tegelikult. Ja oleneb kontekstist. Ja oleneb kontekstist, jah. Ehk siis hetkel, tänasel päeval ma ütlesin, et ma olen see punane vend, tegelikult ma olen nii punane kui see roheline vend korraga. Sest et ühel päeval mõtlen, et nii, ma teen seda oma asja täiega edasi, ma hoian oma joont ja oma äri, oma firmat, samal järgmisel hetkel on see, et kurat, aga tahaks nagu tütrega aega veeta, kes on 10-aastane. Õnneks ma taga olen viimased aasta-poolteist järjest rohkem aega veetnud, enne seda mul nagu lapseaega üldse polnud, kuna töö võttis kogu aja. Läks kui üks suhe selle tõttu laiali, sest et töö oli mu jaoks olulisem. No kokkuvõttes täna ma nagu saan aru, et nii ühte kui teist, et oleneb, kuidas võtta. No just, nii et ongi, et vahest täna olen selline, ülehomme olen ma see vend. Tahan jälle astuda nii-öelda sellesse lammaste määgimise seltskonda, et käia palgatööl, puhata raha eest, käia puhkusel suvel 2 nädalat, mida need enamus inimesed teevad ju. Ma pakun 90% circa, võib-olla 80, võib-olla 95, ma ei tea. Statistikaametisse peaks helistama, küsima saab teada. Teeme ära pärast. Et ma olengi siukse nagu teenahvel ja see pilt on nagu ideaalne. Sa veel lisasid väga hästi selle venna, kes astub sisse või välja raamist, pigem siis välja. No siin ta nagu astub tegelikult sisse läheb ta seal, toast läheb nagu astub õue põhimõtteliselt. Või et ta astub ühest ruumist nagu mingisse avaramasse ruumi. Et noh, siin on mingis mõttes ka, et see idee, mis minu lugu sellega on, et ta on nagu mingis hallis ruumis nagu, siis astub sealt värvilisse ruumi. Mingis määramatusest läheb mingisse konkreetsusesse. Hallist ruumist astub mingisse värvilisse ruumi nagu. Et see on nagu ka mingi minu loo osa, mis mul sellega nagu on, et see on nagu päris huvitav paralleel, kuidas sa seda näed nagu. Iga inimene näeb erinevat, eriti veel maale. Just nimelt. See on väga sõf, nii et minu jaoks 1.1 tänane seis, punkt 2. Mina tõlgen seda rohelist mehikest ju pidutsejana alguses. Ma ei näinud teda sellesse nii-öelda värvilist ruumi astujana. Aga miks pidutsejana, sest et üks jalg on kuskil eespool, käsi on üleval, teine käsi on all, on siuke kerge tantsuliigutus. Ja võib olla küll. Kes kuidas mida näeb, kuna tants on mul hinge lähedane, siis ma nägin seda võib-olla tantsuliigutusena. Ja sama see nii-öelda päikse tõus või loojang, ütleme tõus on nagu varem räägitud. Ja just see hallist alast nüüd ehk siis kuhugile konkreetsuses, kuhugile stabiilsusesse, kuhugile, mis annab nagu elule rohkema, suurema mõtte, et ka võib-olla kunagi oleks kellegiga ilus suhe, ilus pereelu, mitte siuke nagu täna, et hommikul 4 ärkan, öösel 1 tulen tagasi, 3 tundi magan, lähen jälle. Ja siis, kui on laupäeval, ütleme, see eelmisel naisel oli nagu vaba päev, teeme midagi koos, ma ütlen, sorry, ma mäsinud. Siis ma keeran magama, magan lõuna 4-ni ja siis, mis siis teeme, lähme sünnipäevale. No see oli siuke ummäran. Nii et stabiilsus puudub praegu. Ja see punane mehikene on praegu see vend, kes nagu käsi läheb kavatselt rõõmsalt välja, et ta võiks olla nagu see vend, et võtke mind peale ja viige mind kuhugile, et ma saaks nagu pildi ette, mida ma teha tahan. See on nagu mõtteruum, et mis see võiks olla, et ta ei ole nagu täielikult peal, et see on, jätab nagu fantaasiaruumi, et mis sealt nagu edasi on. Minu jaoks ongi üks käsi on selja taga, ta seisab, teine käsi on kas siis hääletamas või siis midagi osutamas, näitamas. Näe, mine sinna. Ja siis teine vend ignoreerib ja mõtleb ise, kuhu ta läheb. Täpselt. Nii ühte kui teist, jah. Nii et sinu visiooni ma sain teada, sina nägid selles nagu seda määramatusest kuskile värvilisse alasse minekut. Mis seal alas on? Kas seal on seal, ma näen õigesti mingi lambipost on siin taga, see on lihtsalt kogemata see kriips.
ja see on. või suvaline post. ja see ei olegi nagu postiks mõeldud, et see ongi nagu. See võib olla mis tahes asi. Okay. Et ta ei olegi mul nagu konkreetse esemena tehtud, et ta on. Saan aru. Ta on see, mis sa tahad, et ta oleks nagu. Okay. Väga lahe. Et jah, see oli nagu väike minu lugu, mis ma selle pildiga nagu põhimõtteliselt poole sekundiga käis kõik pähe ja siis ma nüüd suutsin selle niimoodi välja kajastada, mis mul nagu pähe lõi. Ja, see oli väga huvitav, et selles mõttes, et ongi, vaatad mingit asja ja kohe tekib mingi asi. Nagu see nagu sõnadesse kokku panna, selleks läheb ikka tükk aega ja. Pool sekundit sai 10 pluss miinus minutit. Midagi siukest, jah. Maal taksojuhi silmade läbi. Duubel 1. Võte.